No nii, tervitus. Väga tore, et on kuulda ja näha. Täna on selle aasta viimane live, sest on jõulud ja tulemas igasuguseid pühisid, mida saab rahulikult hakata nautima. Aga enne kui me lähme uute aastasse ja tegeleme oma eesmärkidega, üks oluline asi, mida tuleb see aasta veel ära teha, on kolmas sammas. Ja kuna Kristi Saare tegi väga palju Instagramis vastas küsimustele selle teemaga seoses ja viitas ka minu tabelile, siis minu postkasti on jõudnud hulgaliselt meile selle kohta, et kuidas üldse aru saada, kui palju ma saan kolmandasse sambasse investeerida. Ja selle kohta tulebki tänane live. Ehk lühidalt räägime sellest, mis asi on kolmas sammas, miks üldse seda valitakse, miks see nii popp on. Number 2 räägime, kui palju ma saan reaalselt raha sinna sisse panna, kuidas ma saan seda arvutada, mis nüansid seal on. Ja number 3, ma näitan minu kalkulaatorid, mida sa leiad minu kodulehelt tasuta tööriistade all, mida sul teatud juhtudel täitsa tasub kasutusele võtta, sest see teeb su elu oluliselt kergemaks. Ja siis ma vastan mõningatele küsimustele veel, mis on tulnud minu Instagrami. Mul on küsimuste kast Instagramis veel olemas, et saate sinna küsimusi panna ja kommentaaridesse ka. Ja selline live on tulemas. Aga alustuseks lühidalt kolmas sammas. Miks see asi nii popp on? Kui palju te olete kuulnud kolmandast sambast? Nagu miks sinna investeeritakse, miks kõik räägivad sellest? Te võite leida minu kodulehel blogis jällegi üks ülevaatlik artikkel sellest, aga lühidalt. Number 1. Põhimõtteliselt mina ei alustanud investeerimist kolmandast sambast ja mina sain sellest hiljem ka teada. Tunnistan, tegelikult sain ka hiljem teada, et soovitatakse kolmandast sambast täis panna. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma investeerin indeksfondidesse, hajutan, et miks see kolmas sammas on ikkagi nii hea on. Ja siis ma tegin enda jaoks analüüsi ja arvutuse, nagu kas tõesti, kas ma võidan midagi, kui ma hakkan kolmandasse sambasse investeerima. Ja sisu on siis selline, et kolmas sammas, number 1. Kui sa juba investeerid indeksfondidesse või kui sa tahad hakata investeerima minimaalse ajakuluga, hajutada enda investeeringud, investeerida väikeste summadega, ehk nende 3 tingimustega sa saad investeerida läbi kolmanda samba. Väga mugav viis. Ja siis lisaks sellele, mis on boonused. Point ongi selles, et tänu sellele, et tegemist on siis riiklikult loodud võimalusega investeerida pensioni tarbeks, siis riik pakub mulle ja teile ehk kõikidele, kes Eestis elavad, kes on Eesti maksuresidendid, pakub maksusoodustusi. Ja maksusoodustusi saab kasutada siis, kui sa oled näiteks tulumaksu maksnud aasta jooksul, saad palka, saad muid väljamakseid, mille pealt tasutakse tulumaks, siis nendelt investeeringutel, mida sa kolmandasse sambasse teed, riik tagastab sulle tulumaksu. Mõtleme nüüd niimoodi, mis minu investeerimise alternatiiv on? No üks alternatiiv on see, et kui ma saan mingi tulu, ma maksan tulumaksu riigile, on ju, sotsiaalmaksusid ja siis ma panen seda raha kasvama kuskile fondi või ETF-i. Ja siin mul tekib võimalus, et seda tulu enne tulumaksuga maksustamist ma saan juba investeerida. Ja tulumaksu tagastus tähendab mulle, et 20% ma saan tagasi. Siin on küll nüanss. Nüanss seisnebki selles, et kui palju ma saan tegelikult kolmandasse sambasse investeerida, sest see on piiratud, ehk see summa, mille pealt tulumaksu tagastatakse, on piiratud. Aga see sisu jääb samaks, ehk boonus number 1 on see, et kui ma investeerin aastal 2021 kolmandasse sambasse
ja ma olen aasta jooksul ka tulumaksu maksnud näiteks palga pealt, vanemahüvitise pealt, ma ei tea, honoraaride pealt, dividendidelt, 7%-ga maksustatud dividendidelt, siis ma saan tulumaksu tagasi minu investeeringult. See on number 1. Ehk kohene 20% saan tagasi tootlus. Number 2 on see, et tulumaks, siis kui ma raha välja võtan. Kuidas sellega on? No, tulumaks saab olla väiksem, kui ma võtan raha 5 aastat enne pensioniea saabumist või vähemalt 5 aasta, mitte vähemalt, vaid siis, kui on jäänud 5 aasta või vähem kuni pensioniääni. Isegi kui ma võtan kogu raha kohe välja, siis ma saan maksta soodsamat tulumaksu 10% kogu summalt. Kui ma võtan koheselt välja, mul on ka võimalus sisuliselt ka homme 3. samba kõik raha välja võtta, siis ma maksan 20%. Et sealt võitu ei tule. Aga kui ma ootan selle raha väljavõtmiseni, kuni siis mul pensioniääni on jäänud 5 aastat või vähem, siis ma saan hakata raha välja võtma soodsamalt. Ja sisuliselt seal ongi see, et kas ma pean 10% maksma või ma pean maksma lausa 0%, juhul kui ma näiteks teen endale fondipensionid just, et mulle pakutakse näiteks minu ennustatud siis eluajaks fondipensionilepingu ja siis ma olen nõus sellega, igakuiselt näiteks saangi raha sellest fondist ja siis ma saan täiesti seda raha saada 0 tulumaksuga. Ehk selliseid maksusoodustusi riik pakub selleks, et innustada ja motiveerida inimesi koguda ja kasutada seda 3. samba võimalust. Ja just seepärast see on nii populaarseks võimaluseks tulnud. Ja veel boonus on see, et sisuliselt, mina investorina, ma saan investeerida raha ka fondidesse, börsil kaubeldavatesse fondidesse, mis on madalate teenustasudega ja läbi 3. samba ma saan sisuliselt investeerida sarnastesse indeksfondidesse, mida ma oleks ise ka valinud. Madalate tasudega, mis jälgivad lihtsalt näiteks aktsiaturge. Ehk see valik on meil olemas, saab investeerida ka 100% aktsiatesse. Nüüd on lisandunud madalate tasudega ka võlakirjade indeksfondid. Ehk need võimalused on laienenud, valik on täiesti hea ja ma saan investeerida väikeste summadega, minimaalse ajakuluga, automaatselt, püsikorraldusega ja peale seda esimest valiku ära tegemist, sisuliselt ma ei pea pingutama iga kuu midagi jälgima, sisuliselt ei pea, kui ma olen strateegiat paika pannud, korralikult läbi mõelnud, valinud fondi, siis lihtsalt püsikorraldus ja sõidan siis selle võimalusega. Ja boonus oli veel ka selles, et need inimesed, kes liitusid 3. sambaga enne aastat 2021, tegid sissemakset enne aastat 2021, nemad tegelikult maksusoodustusega saavad raha välja võtta juba peale 55. eluaastat ehk eriti hea on ju. Nii, aga isegi kui te seda võimalust ei saa rakenduda, ikkagi see maksusoodustus, et pensioni eal või 5 aastat enne selle saabumist saab maksusoodsamalt raha välja võtta, see on igati hea. Ja pluss tuleb arvestada ka seda, et see investeering on päritav, tõenäoliselt kuulub sulle, mitte riigile, vaid sulle nimeliselt. Ja mina näiteks täiesti investorina portfelli selles pirukas või nendest numbritest, mida ma jälgin, mina jälgin 3. sammast, panen seda sisse, sest see on minu vabatahtlik investeering. Ma rahaliselt kogun minu nimel, minu poolt valitud indeksfondi pikaajaliselt. Ja see lühidalt ongi, miks seda võimalust kasutatakse ja miks see nii tore on. Aga nüüd tekib küsimus, kui palju ma ikka saan sinna investeerida? No, number 1. Tegelikult see investeerimise võimalus ei ole piiratult. Sa võid ka väga suure summa investeerida, lihtsalt sa teatud piirmäärast ei saa tulumaksu tagasi. Ja sellest peitubki konks, et tegelikult, kui sa tulumaksu tagasi ei saa,
siis nagu tegelikult ei tasu investeerida rohkem kui seda summat, mille pealt sa saad tulumaksu. Sest kui sa hakkad raha välja võtma, maksustatakse kogu seda väljamakset tervikuna, mitte kasumit, vaid kogu väljamakset. Ja seega tasub, kui räägitakse, tasub kolmandat sammast täis panna, tulebki täis panna, see tähendab seda, et kasutada seda maksuvabastuse piirmäära. Ja üldine reegel on see, et kolmanda sambasse sa saad investeerida kuni 15% enda aasta brutotulust, aga mitte rohkem kui 6000 eurot. Ehk sisuliselt, kui sul on väga suur sissetulek, sul ei ole näiteks lapsi ja sa teenid üle 24 000 aastas, siis sa võid vabalt 500 eurot iga kuu kolmandasse sambasse panna. Aga kui näiteks sinu sissetulek ei ole väga kõrge, siis tasub seda 15% arvutada. Juhul kui aga sul sissetulek on vähem kui 6000 eurot aastas, siis tegelikult tulumaksu sa ei pruugi üldse nendest investeeringutest tagasi saada, sellepärast, et meil eksisteerib ju ka üldine maksuvabastus. Ehk sisuliselt iga inimene saab lähtuvalt sellest, kui suur on tema aasta tulu, ta saab teatud maksuvabastust. Niisama. Muidu on see 6000 eurot, aga kui su sissetulek hakkab kasvama, siis maksuvabastuse summa üldine hakkab vähenema. Ja sisuliselt siin hakkabki see konks, ehk sisuliselt, kui sul on sissetulek väiksem, näiteks sa ei töötanud pool aastat või näiteks sa elad välisriigis ja sa ei maksa enda sissetulekult tulumaksu Eestisse. Või kui sul on näiteks jällegi pigem väiksem sissetulek ja hulgaliselt teisi maksusoodustusi, et näiteks sul on 3 last või 4 last, et iga lapsega tegelikult lisandub jällegi maksuvaba summa, mida sa saad maha arvata. Sa näiteks teed hulgaliselt annetusi või oled koolituskulusi maksnud, siis võib tekkida olukord, et sa ei saa kogu investeeritud summalt tulumaks tagasi. Ja nendel juhtudel tasubki endale täiesti arvutada, kui palju ma saan investeerida. Ehk sisuliselt need inimesed, kes on mulle emailile kirjutanud, näiteks siin on erinevad juhtumeid olnud, aga põhimõtteliselt kui näiteks sissetulek on olnud ainult 6 kuud ja veidikene üle 1000 euro, siis jällegi tuleb arvutada, kui palju sa tegelikult saad kolmandasse sambasse raha panna, mille pealt sulle tulumaksu ka tagastatakse. Ja kui sul on vanemahüvitis, tulud võib-olla ei ole nii suured, aga veel on lapsed, näiteks 2 last, mille pealt ka arvutatakse maksuvaba tulu, siis tasub korra läbi vaadata, et kas sinu investeerimise summa, mille pealt tulumaks tagastatakse, saab olla piiratud või mitte. Ehk nüüd ma võtaks ette konkreetsed küsimused, mis on mulle meili peale laekunud, kus oli konkreetne küsimus, et kui palju ma saan kolmandasse sambasse investeerida. Ja siis võtan ka küsimusi Instagramist ja kui keegi paneb küsimused siia chati, siis võtan need ka ette. Number 1. Sisuliselt me rääkisime, et üldine reegel on see, et tulumaksu tagastatakse sellest investeeringust, mis moodustab kuni 15% minu aasta bruto sissetulekust, mis selle bruto sissetuleku hulka kuulub. Kõige kergem saada aru, mis läheb sinu bruto sissetuleku brutotulu hulka, on minna Maksuameti kodulehele ja logides sinna sisse. Ja sealt on võimalik leida sellist raportit, mis näitab sinu sissetulekuid, mille pealt on tulumaksu tasutud. Ja sisuliselt brutopalk, kui sa käsunduslepingu või töövõtulepinguga töötasid või töölepinguga, siis selle pealt peeti kinni tulumaksu ja see summa läheb sinu bruto hulka. Mõned töötuskindlustushüvitised, mitte kõik. Seega jällegi väga soovitan minna
maksuameti sisse registrit ja päringu menüüs minu sissetuleku alla ja vaadata, mis summast on reaalselt kinni peetud tulumaksu. Siis sünnitushüvitis ja vanemahüvitis ja nende pealt peetakse kinni tulumaks ja see läheb brutotulu hulka. Laste raha, laste toetusse 120 eurot, see brutotulu hulka ei kuulu. Nii, mis veel? Nüüd hakkab asi huvitavaks minema, et sisuliselt brutotulu hulka kuulub veel ka see tulu, mida sa pead ise maksuametile deklareerima. Näiteks, kui sa oled saanud üüritulu ja kui sa oled saanud üüritulu, mida sa pead ise deklareerima, siis see arvestatakse brutotulu hulka teatud erisusega, et maksuamet või tulumaksuseadus lubab meil 20% maha arvata kulude katteks, ehk tegelikult tulumaksu makstakse reaalselt mitte 20% üüritulust, vaid 20% korrutada 80%-ga, et väiksem 16%. Siis, kui sa oled müünud väärtpaberid, mitte investeerimiskonto alt, vaid lihtsalt müünud väärtpaberid, mida sa pead deklareerima ja mille kasumit maksustatakse, siis jällegi see moodustab sinu brutotulu. Kui sa oled saanud näiteks laenuintresse või ühisrahastusportaalidest intresse välismaalt, mida sa pead ise deklareerima, siis need tuleb ka arvesse võtta ja arvestada brutotulu hulka, sest sa neid deklareerid ja maksad nende pealt tulumaksu. Ehk see kõik loeb. Nüüd, kuidas on dividendidega? Dividendidega on see huvitav asi, et sisuliselt need dividendid, mille pealt ettevõte ise tasub tulumaksu määras 20-80, siis need brutotulu hulka ei lähe. Aga see dividendi summa, mille pealt peetakse kinni 7% füüsilise isiku tulumaksu, see läheb brutotulu hulka. Igatahes, kokkuvõtteks võib öelda, et see arvutus tegelikult võib olla üsna keeruline ja lõppude lõpuks see tuleb välja sulle siis, kui sa esitad deklaratsiooni ja maksuamet kõik õigesti sulle välja arvutab. Kui sa oled väga erinevaid sissetulekuid saanud, siis enne uut aastat, enne aasta vahetust, täiesti mõistlik üle arvutada selle piirmäära, see 15% on ju, oma sissetulekult, et arvutada välja, kui suure summa sa reaalselt saad investeerida. Ja sisuliselt siis mina olen loonud kalkulaatori ja minu kodulehel oleva kalkulaatori abil on võimalik välja arvutada sisuliselt potentsiaalselt, kui palju ma saan investeerida kolmandasse sambasse veel ja kas ma saan täiendava sissemakset teha. Nüüd tuleb arvestada seda, et täiendava sissemakse saab ära teha mitte päris viimasel kuupäeval, et selles mõttes tuleb veidikene ette mõelda. Ja tuleb investeerida seda Swedbanku näiteks enda kodulehel pannud välja, et juba 28. detsembril tasub see ülekanne teha, sest oluline on see, et need fondi osakud oleksid soetatud sellel aastal ja siis see läheb selle tuludeklaratsiooni arvesse. Ja seega ei tasu seda päris viimasel kuupäeval teha, vaid tuleb veidikene enne seda teha, paar päeva enne on hea. Nii, nüüd lähme konkreetsete numbrite juurde. Number 1 küsimus. Kuidas ma saan teada, mis moodustab minu brutotulu ehk sisuliselt, mis summade pealt mulle tulumaks tagastatakse ja mis summade pealt üldse tulumaksu on tasutud? Kõige parem on see, kui sa lähed sinna maksuameti sisse, registrid ja päringud ja minu sissetulekud ja vaatad, kas on tulumaksu kinni peetud sellest summast või mitte. Näiteks küsimus, kuidas ma seda dividendi osa teada saan, mis brutotulu hulka tuleb arvestada? Jällegi, mine maksuameti päringusse ja leia see osa, kus on olemas see dividend, mis on maksustatud 7%-ga. Puudega lapse eest saadav puhkepäevade eest saadud tulu või riigi poolt makstud lapse puhkusepäevad.
kõige parem jällegi, kui sa lähed Maksuameti kodulehele ja vaatad päringute all sissetulekut, et kas sellistelt rahasummadelt on tulumaksu kinni peetud või mitte. Sama puudutab ka töötuskindlustust hüvitisi. Mine vaata, mis summalt on tulumaks kinni peetud ja selle pealt need summad, mille pealt on tulumaks kinni peetud, need sa saad arvesse võtta. Ja siin sisuliselt veel abiks saab olla kalkulaator. Tasub rahulikult aega võtta, et arvutada, kasutada Maksuameti päringud. Mida veel arvestada? Veel arvestada tuleb seda, et Maksuamet, mis andmed on Maksuameti käes. Kui me arvutame detsembris seda tulu, brutotulu, siis tegelikult detsembris tehtud väljamakseid ei ole, näiteks sinu tööandja ei ole veel Maksuametile edastanud. Ehk sisuliselt tegelikult detsembris tehtud väljamakseid deklareeritakse jaanuaris. Deklaratsiooni põhimõtteliselt peale jaanuarikuud need andmed laekuvad. Aga sul on vaja teada saada brutotulu aasta 2021 eest. Ehk sisuliselt, kui näiteks sa lähed praegu Maksuametisse, siis sa näed seal brutosissetulekuid ainult 11 kuu eest. Ja seda detsembri sissetulekut, brutosissetulekut sa pead ise arvestama. Et seda tuleb ise arvestada. Nii et kui küsimus on, kas detsembrikuu palk tuleb ise ka juurde lisada, siis vastus on jah, tuleb. Ja kui enda lehel minu sissetulek all ei ole dividendi kirjas, kas see tähendab, et minu dividendidelt ei ole tulumaksu kinni peetud? Tavaliselt kõik dividendid, mille pealt on tulumaksu kinni peetud, nad peavad seal loetelus olema. Kui neid seal ei ole üldse, siis see tähendab, et jah, sinu nimel ei ole siis dividend deklareeritud ja tulumaksu kinni peetud. Ja siis ei saa seda brutotulu hulka arvestada. Mida ma praegu teen, on lähen ka minu Maksuameti sisse, et vaadata, mis dividend mina näen. Ehk registrid ja päringu all ma näen minu sissetulekuid on kohe esimene päring. Ja seal alt sa näed väljamakset tegija lõikes need brutotulu, tulu, millelt arvutakse maksuvaba tulu ja kasutatud maksuvaba tulu. Ehk sisuliselt näiteks mina näen, et aktsiaselts Harjumaa Elekter on maksnud mulle dividende. Kui ma vajutan sinna, siis ma näen 40 eurot on mulle tasutud, aga samas kinni peetud tulumaks on 0. See tähendab, et nad ei ole kinni pidanud seda summat. Nad ei ole 7% kinni pidanud, vaid nad on lihtsalt tulumaksu tasunud. See tähendab, et see läheb minu aasta tulu hulka, aga ei lähe brutotulu hulka, mille pealt seda 3. samba piirmäära arvutatakse ja mille pealt saab tulumaksu tagasi. Sisuliselt peab olema minu nimel kinni peetud tulumaks ja siis selle arvelt on võimalik tulumaksu tagastada. Ehk sisuliselt, kuidas deklaratsioonis andmed kuvatakse, ongi see, et sa deklareerid ju kõik oma sissetulekuid, et üüritulu, palk, dividendid, kõik sissetulekud, mille pealt sinu nimel on kinni peetud tulumaks. Ja näiteks, kui sinu nimel on kinni peetud tulumaks 1000 eurot, siis see ongi see tulumaks, mida Maksuamet saab sulle tagasi maksta. Niisama riik ei maksa lihtsalt tulumaksu 3. samba sissemaksetelt. Ei, riik tagastab seda tulumaksu, mida sinu nimel on kinni peetud. Ehk näiteks ma kohe jagan ekraani, et näidata seda, kuidas need koondandmeid saab vaadata. No põhimõtteliselt see on näiteks minu deklaratsioon, Maksuameti andmed, et Tallinna Kaubamäe on maksnud mulle dividende. Ja siin ma näen 2 jaos need dividendid, et põhimõtteliselt aprillis on üks summa tasutud, kinni peetud tulumaksu ei ole. Ja siis on olemas madalam maksumääraga dividendid ja muud kasumieraldised, mille pealt on tulumaksu kinni peetud. Ehk sisuliselt, kui ma räägin 3. samba sissemaksetelt, ma saan brutotulu hulka võtta ainult see osa dividendidelt, mille pealt on reaalselt minu tulu
tulumaksu minu nimel kinni peetud. Seal on küll nüanss, et siin on makstud tulumaks mitte 20%, vaid 7%. See võib mõningaid pidi nagu piirata seda tulumaksu tagastust. Aga nüüd lähme siis konkreetselt selle abiarvutuste hulka ja abitabeli hulka, mida leiab minu tööriistade alt. Nii, veel küsimus, kas kinnipeetud tulumaks võrdub tulumaks? No sisuliselt tulumaksu on olemas kahte tüüpi. Dividendidelt on olemas nagu ettevõtte tulumaks, mida ettevõtte lihtsalt, kui ta maksab dividendid välja, siis ta selle summa pealt tasub riigile tulumaksu. Mitte isikustatult, vaid lihtsalt ütleb, et ma maksin välja näiteks 1000 eurot ja siis sellelt summalt ta arvutab määras 20 jagatud 80-ga. Selle summast ta maksab maksuametile tulumaksu. Ja siis on olemas kinnipeetud tulumaks ehk reaalselt ta ütleb, et seda summat ma näiteks maksin Ekateriinale ja selle pealt ma pean kinni näiteks 20% või 7%. Ja see on see kinnipeetud tulumaks, minu nimel kinnipeetud tulumaks, mida maksuamet saabki mulle tagastada. Nii, küsimus veel, kas kasvukonto dividendid peaks ka sinna sisse minema? Need on välismaised laekumised ju. Välismaised dividendid. Sealt tuleb vaadata, et kui nende pealt on tulumaksu kinni peetud sinu nimel, siis jah. Aga üldiselt tegelikult ei peaks minema, sest need välismaa dividendid, mis on välismaal maksustatud, nad on Eestis maksuvabad. See ei maksa nende pealt tulumaksu ja seega maksuamet ei saa sulle selle pealt mingi tulumaksu tagasi maksta. Ja pluss juhul, kui on mingi laekumine, mis tuleb sinu investeerimiskontole, mille pealt ei ole tulumaksu kinni peetud, näiteks mingi intress või näiteks Baltic Horizonilt väljamakse, intressi väljamakse, mille pealt ei ole tulumaksu kinni peetud, kui sa oled teavitanud, et sa investeerid investeerimiskonto alt, siis see ka brutotulu hulka ei lähe. Nii, ma nüüd jagan teiega seda kalkulaatorit, et vaataks koos läbi need arvutused. No nii. See kalkulaator näeb välja sellisena. Põhimõtteliselt enne, kui sa kalkulaatorid töösse võtad, palun kopeeri see endale. Sest muidu sa hakkad muutma numbrid, mida kasutavad ka teised ja siis no esiteks teised näevad sinu numbreid on ju ja siis siin võib segadus tekkida. Kõige parem on see, et sa võtad seda lehe ja paned copy ja new spreadsheet või existing spreadsheet, et põhimõtteliselt kopeeri kuskil endale. Siis sa saad seda vabalt kasutada. Ja disclaimer ka. Ma olen kalkulaatoris üritanud võimalikult õigesti kõik arvutada. Ma olen ise kontrollinud enda numbrite pealt, olen lasknud teistel inimestel tulemust kontrollida. Minu teada ta peaks olema võimalikult täpne, aga jällegi ainult maksuametil on kõik need õiged andmed ja õige arvutus. Seega tulemus on ikkagi informatiivne ja siis õiget tulemust sa alati näed siis, kui sa esitad lõplikul deklaratsiooni maksuametile. See on siis kõige õigem tulemus. Ja nüüd vaatame läbi kalkulatsioonid. Üks inimene kirjutas mulle sellise küsimusega. Ehk viimased 6 kuud on brutopalk olnud 1167 eurot ja kuna aastatulu on piisavalt madal, siis on maksuvaba tuluna arvestatud 500 eurot kuus. Muud sisetulekut kohustusi ei ole ja lisaks annetasin 25 eurot. Kas see muudab midagi? Ja sisuliselt teie kalkulaatori järgi peaksin ma kandma kolmandasse sambasse 750 eurot, saama tulumaksu tagasi umbes 150 eurot, et kas see on õige või ma pean veel midagi arvesse pidama. No nii, kuidas mina seda arvutaks? Kui sinu brutosissetulek on 1167, 6 kuud ainult oled seda saanud, maksuameti käest jällegi on väga hea seda kõik uurida. Kui muid sissetulekut ei ole olnud, siis jah, tulemus on umbes selline. Aga mida veel tasub läbi mõelda? Kõik tasud jällegi. Vaata maksuametilt, mis need on ja pane juurde detsembrikuu väljamakse.
Siis muud hüvitised, näiteks sünnitushüvitis, vanemahüvitis, jällegi mõned töötukassa hüvitised võivad sinna minna. Vaata Maksuameti kodulehel, mis summa on ja pane see sisse. Vajadusel pane juurde detsembrikuus saadud vanemahüvitist. Intressid, kui sa pead ise midagi deklareerima, näiteks Mintose intresse ja viiviseid, kui sa pead neid deklareerima, kui sa oled neid saanud, siis sa pead neid deklareerima, siis need tuleb ise käsitsi siia juurde lisada, saad seda lahtrisse kuus lisada. Kui sa oled saanud üüritulu, mida sa pead ise deklareerima, siis sa saad seda lisada siia. Kui see on eluruum, siis näiteks kui sa oled 1000 eurot saanud, tegelikult lubatakse seal 20% kuludeks maha arvata, ehk see tabel arvesse seda võtab. Kui sa oled saanud dividende, mille pealt on kinni peetud tulumaksu, mäletate see summa, mis ma näitasin, siis see läheb siia reale 9. Kui sa oled saanud veel mingid väljamakseid, on võimalik ja täiesti on võimalik, et on mingid veel väljamakseid, mida ma ei ole lihtsalt siin nimetanud. Sa võid neid panna lahtrisse 10. Kui sa oled näiteks väärpabereid võõrandanud või tead, et sul investeerimiskonto pealt tekib tulumaksukohustus, siis jällegi seda tuleb ka arvesse võtta, kui sa selle pealt tulumaksu tasud. Ehk sisuliselt need lahtrid 10 ja 11, sa võid kasutada neid selleks, et panna sisse mingi muu tulu, mida ma ei ole võib-olla maininud, aga mille pealt sa näed, et on tulumaksu kinni peetud, mis läheb brutotulu arvesse. Nii. Kui sa oled brutotulu arvestanud, siis tegelikult väikene tabel siin paremal all juba arvutab sulle, no igasuguseid abiarvutusi annab, aga sisuliselt 15% brutotulust siin arvutab all. Mingi tulemust sa juba näed, aga see ei pruugi olla täpne. Tuleb edasi liikuda ja arvestada seda, et esiteks sul on maksuvaba tulu. Tabel arvutab seda ise lähtuvalt nendest reeglist ja mida selle maksuvaba tulu mõjutavad, on need väljamaksed, mida sa saad näiteks välismaalt või mis on maksuvabad, aga mis nad lähevad nagu sinu aastatulu hulka, aga brutotulu hulka ei lähe. Põhimõtteliselt, kui sa oled välismaalt saanud dividendi, mille pealt on tulumaks kinni peetud, või kui näiteks seesama Tallinna Kaubamaja dividend, mis me nägime, kus oli tulumaks 0, see läheb siis siia lahtrisse 15. Seda tuleb siia siis panna. Nii, edasi. Maksuvabastused mõjutavad seda tulumaksu tagastust. Miks? Ma lihtsalt näitan teile, et antud juhul inimene on öelnud, kui palju ta on saanud, kokku ta on saanud 7000 eurot tulu, brutotulu, mille pealt on ta tasunud tulumaksu. Maksuvaba tulu on tal automaatselt 6000 eurot. Ja seda tabel arvutab. Nii, teoorias, kui ta ei oleks üldse muid maksuvabasid kulusid teinud, siis ta võiks investeerida 750 eurot ja umbes 150 eurot ta saaks tagasi tulumaksu selle 3. samba sissemakselt. Aga peab arvestama seda, et jällegi, sa ei saa arvata maha maksuvaba tulu suuremas summas, kui sa oled nagu reaalselt, kui see tulu, mille pealt on tulumaks tasutud. Ehk sisuliselt, kui su mahaarvamised, lapselt maksuvaba tulu, annetused, koolituskulud, vabatahtlik, see 3. samba pension, kui see summa on juba suurem, kui reaalselt see tulu, mille pealt sa tulumaksu oled maksnud, no siis Maksuamet ei saa sulle lihtsalt teiste inimeste tulumaksust raha tagastada. Seega, kui sa oled annetuse teinud ja see oli tulumaksu soodustusega isikule, see juba antud näite puhul, antud inimese puhul, see juba vähendab seda summat, kui palju ta saab investeerida 3. sambasse, et tulumaksu tagasi saada. Kui sul on lapsed, näiteks kui siin oleks 2 last, teise lapse pealt meil on maksuvabastus täiendav 1848 eurot. 3. ja igast järgmisest lapsest 3048. Ehk sisuliselt, kui inimesel on lapsed, siis see maksusumma, mida saaks maha arvata, oleks juba suurem, kui ta on tulu saanud, on ju, siis tal ei oleks võimalik üldse midagi investeerida. Kui lapsi ei ole,
aga mingi väike osa ta saab investeerida, mitte päris 15%, aga 725 eurot. Ja antud näite puhul põhjus peitubki selles, et inimene on saanud veidikene suuremat tulu kui see üldine maksuvaba miinimum. Ja kui sa oled saanud mõnevõrra maksuvaba tulu ületavat summad, siis tasub korra läbi arvutada, et kui palju sa tegelikult saad investeerida, et tulumaksu tagasi saada. Nii, teine näide. Teine näide oli selline, et vanemahüvitis on tulnud kokku 18 900. Samuti on makstud eluasemelaenu intresse ja on olemas 2 last. Ja sisuliselt küsimus on see, kui palju ma saan juurde investeerida. No jällegi, vanemahüvitis 1800 paneme siia. Sellele summale tuleb lisada detsembri väljamaksed, mida see maksuametist ei leia, et see oleks õige, see on siis bruto. Eluaseme intressid nende pealt 300 eurot saab tagasi, ehk 120 eurot maksuamet veel tagastab sulle viimast aastat. Nii, ja siis juhul, kui sa oled midagi 3. sambasse juba investeerinud, no siin on inimene on öelnud, et 1500 on juba ära investeerinud. Kui palju siis saab juurde investeerida? Noh, antud arvutuste kohaselt saab juurde veel investeerida umbes 1335, ehk sisuliselt antud juhul see 15% brutotulust piirang läheks arvesse, arvestades seda, et inimesel on 2 last ja nemad annavad ka maksuvabastust või seda maksuvaba tulu. Ja 3. näide, mille kohta mul tuli küsimus ka postkasti, oli üks küsimus, kuhu tuleb sisestada teise samba väljamakselt saadud summa. Jällegi reale 10 näiteks sa saad sisestada kõik need muid summasid, mille pealt on tulumaks sinu nimel kinni peetud. Ja siis konkreetselt näide oli selline, et inimene on saanud 24 000. 24 000 oli aastatulu kokku, mille pealt on tulumaks tasutud, siis maksuvaba tulu arvestatakse 17 000 pealt, maksuvabale on ligi 3900 ja oli 2 last. Nii, on vaja üle vaadata, mis see maksuvabastus sul on, et kas see on õige. Üks küsimus, mis laegus, oli ka see, et mis juhtub, kui aasta jooksul on kinni peetud maksuvaba tulu teises summas, kui ta tegelikult tuleb. No lihtsalt see tulumaksu tagastus siis tuleb teine, aga see ei tee neid arvutusi valeks. Aga põhimõtteliselt jällegi, antud näite puhul, kui brutotulu on 24 000, ma panen 24 000, kui on 2 last, siis siin tabel arvestab juba mahaarvamiseks täiendavad summad. Ja kui ei ole sissemakseid tehtud, siis potentsiaalselt saab 15% brutopalgast ehk 3600 eurot 3. sambasse kanda veel selle aasta jooksul, selleks, et selle pealt tulumaksu tagasi saada ja potentsiaalselt umbes 720 eurot inimene saaks tulumaksu kätte. Nii, need on konkreetsed näided, mida me siis jõudsime läbi vaadata. Kui teil on veel küsimusi, siis võite neid küsida. Muidu ma tahtsin loomulikult teiega veel kingitusi jagada, sest meil tulevad ju jõulud ja kingitused on seotud esiteks pensionifondiga. Kui sul siiamaani ei ole pensionifondi teema selge, siis kasuta koodi 2022 KINK ja sa saad veebiseminari, kuidas paremat pensionifondi valida, nagu lihtsalt 5 euroga ära vaadatud. Et tegemist on olulise veebiseminariga, kus me peaaegu seal 1,5 tundi ma rääkisin sellest, kuidas seda pensionifondi valida, pensionikeskuse lehe andmeid analüüsida, ehk nagu tõesti soovitan, et peale seda saab teadlikumaid otsuseid teha.
Ja veel üks kingitus on ka olemas, aga enne võtan küsimuse. Üks küsimus, kui tööandja teeb ka palgast sissemaksed kolmandasse sambasse, kas selle võrra vähem saan ise panustada? Ja, selles mõttes, et kui tööandja teeb juba sissemakseid, siis see läheb ikka selle summa hulka. Sisuliselt 15% brutotulust on 15% brutotulust. Kui sa maksad kolmandasse sambasse rohkem, mis siis saab? Reaalselt üks küsimus oli. Mis siis saab, kui ma investeerisin 500 eurot rohkem kolmandasse sambasse, kui see piirmäär 15%? Mis siis saab? Midagi ei saa. Sa investeerisid, aga lihtsalt selle summa pealt, mis ületab seda piirmäära, sa ei saa tulumaksu tagasi. Ehk veidikene maksu mitte efektiivne, aga midagi hullu ei juhtu. Sa ikka oled investeerinud. Nii. Veel küsimus oli, kas kolmanda samba eest tagastatav tulumaks on deklaratsioonis iseseisev või läheb arvestus kokku? No deklaratsioonis loogika on sisuliselt sama, nagu ma teile näitasin. Et see deklaratsioon moodustab tegelikult ühte tervikut ja seal vaadatakse kõik sinu tulusid, vaadatakse kõik maksusoodustusi tervikuna ja arvatakse maha. Nii, kuidas arvestada tulumaksu vabastusega annetusi kolmanda samba arvustustel? Sisuliselt jällegi, kui sul need mahaarvutusi on rohkem kui brutotulu, siis lihtsalt nagu sa ei saa tulumaksu tagasi. Et minu kalkulaator seda arvesse võtab, aga jällegi, kui su brutotulu on väga suur ja mahaarvad, mis need on, vabandust, need mahaarvamised ei ole nii suured, siis tegelikult mingit probleeme ei teki. Ja veel üks küsimus. Ema palk 1,5 aastat ja on nüüd läbi, aga olen ikka veel kodus ja kas 20% mul ei kehti. Sisuliselt jällegi, kui sul ei ole maksustatavat tulu olnud, mille pealt on tulumaksu kinni peetud, siis sa ei saa kahjuks tulumaksu tagasi sinu kolmanda samba investeeringult. Jällegi tasub minna Maksuameti kodulehele, vaadata, mis on sinu selle aasta brutotulu ja selle pealt vaadata 15% ja arvestada ka seda, et kui sul on väga väike tulu, alla 7000 aastas või 8000 tasub korra kalkulaatorist läbi arvutada, et veenduda, et sa ikkagi tulumaksu tagasi saad, juhul kui sul on veel näiteks lapsi või annetusi või koolituskulusid. Veel üks küsimus, kas ma saan igal aastal tulumaksu tagasi, kui olen kolmandasse sambasse panustanud? Ja siin tuleb arvestada võtta, et see tulumaksu tagastus, see on ühekordne, et tagastatakse seda tulumaksu sellest sissemaksest, mida sa oled aasta jooksul teinud. Kui sa oled selle aasta jooksul maksnud sisse kolmandasse sambasse, teinud investeeringuid. Piirmääras 15%, maksimaalselt 6000 eurot, on ju arvestades neid piiranguid, mida me just kalkulaatori abil arvutasime, siis järgmine aasta ühekordselt, ainult ühe korra, sa saad tulumaksu tagasi. Ehk veebruari teiselt poolelt sa võid hakata esitama deklaratsiooni ja umbes märtsis Maksuamet seda tulumaksu tagastab. Nii, veel üks küsimus, kas saan õigesti aru, et arvesse võetavad sissetulekud on ka näiteks stipendium? Ja stipendiumi pealt peaks tulumaks olema kinni peetud, jällegi Maksuameti kodulehel sa saad sellest veenduda, täitsa soovitan. Ja kui tulumaks on kinni peetud, siis see läheb brutotulu hulka. Nii, veel üks küsimus, kas kui terve aasta on maksuvaba tulu olnud 0, kas siis endiselt tasub panna kolmandasse sambasse 15% brutotulust? Nagu me mainisime, siis see maksuvaba tulu seal kalkulaatoris ja see läheb arvesse. Aga sinu investeering, mille pealt tulumaksu tagastust saab, see sõltub brutotulu summast, mitte otseselt maksuvabastuse summast, vaid brutotulu summast. Seega see on oluline. Kogemata läks 500 eurot rohkem, mida teha? No teha sa kahjuks midagi ei saa, lihtsalt sa saad tulumaksu tagasi ainult sellest summast, mida tohib maksustatavast tulust maha arvata. Kas tuludena lähevad arvesse ka koondamisel saadud ja töötukassast laekuvad hüvitised?
Koondamisrahalt minu meelest peaks tulumaksu kinni peetud olema ja töötukassa laekuvalt hüvitistelt osaliselt, mitte kõikidelt, aga osadelt hüvitistelt peetakse kinni tulumaksu. Jällegi, mta.ee logi sisse ja sealt sa leiad need väljamaksesummad, et täpsemini vastust teada saada. Ja veel üks küsimus on, kui ma see aasta panen kolmandasse sambasse näiteks 6000 eurot ja järgmine aasta panen taas 6000 eurot, siis tulumaksu saab tagasi vaid selle ühe korra pealt või järgmise aasta ikka taas. Jah, selles mõttes, kui sa oled ühe aasta 6000 eurot kokku sisse pannud ja sa saad seda maha arvata, siis maksuamet järgmine aasta tagastab sulle tulumaksu. Kui sa järgmine aasta jällegi investeerid 6000 eurot, sa võid reinvesteerida täitsa seda tulumaksu, mida sa tagasi saad, on ju. Aga paned jällegi maha arvatavad summad, siis jällegi sa saad tulumaksu tagastuse nii iga aasta. Ehk sisuliselt selle summa pealt, mida sa investeerid, tasutakse sulle tulumaks tagasi, kui sul on brutotulu ja kui sul on tulumaksu sinu nime pealt riigile tasutud. Ehk lihtsalt sulle tagastatakse sinu tulumaks, arvestades kõiki piirmäärasid. Küsimus, kas siis eluasemelaenu intressid ei mõjuta minu sissemakset kolmandasse sambasse? Sõltub. See jällegi sõltub brutotulust. Arvuta kalkulaatori abil, et antud ühe näite puhul, mida me vaatasime, kus inimese sissetulek oli nii väike, seal 7000 eurot, ja kui ta veel oleks saanud laenu intresse, mille pealt jällegi tagastatakse tulumaksu, lihtsalt tal lõpeb see brutotulu ära. Ta ei saa maha arvata rohkem, kui tal on brutotulu. Ja see on see piirang ja seega ka eluasemelaenu intressid võivad mõjutada. Kingitused ja annetused, mida sa teed tulumaksusoodustusega isikule, võivad mõjutada koolituskulud. Mitte sõiduautokool, vaid näiteks ülikooli kulud. Ilma, et sinu eeltäidetud deklaratsiooni hulka saab maha arvata. See võib kõik mõjutada. Ja lapsed alates teisest ka võivad mõjutada. Jällegi, kui brutotulu on väike, tasub korra välja arvutada kalkulaatori abil või see. Nii, kas ühe kuu brutotulu on siis see tulu, kust kohast arvestan maha töötuskindlustuse ja teise samba pensionimaksed? Sisuliselt jah. Mitte kõik brutotulu, näiteks üüritulu pealt see ei maksa töötuskindlustusmaksed, aga see ikka läheb brutotulu hulka. Ehk sisuliselt brutotuluna antud juhul sisuliselt käsitletakse seda tulu, mille pealt 20% või 7% tulumaksu on tasutud riigile sinu nimel. Ehk sisuliselt, mille kohta maksuamet saab andmed, et sinu nimel on tulumaksu tasutud. See on siis, võib üldiselt öelda, üldistatult, et see on see brutotulu. Ja veel üks küsimus, millal on mõistlik lapsi mehe deklaratsiooni panna? Ja see on muidu nagu täitsa hea küsimus. Sisuliselt tuludeklaratsiooni täitmise kohta mul on ka eraldi blogis artikkel. No põhimõtteliselt mõistlik seda panna sellele inimesele, kellel on see brutotulu suurem, sest ta saab nagu maha arvata rohkem potentsiaalselt, kui keegi jookseb sinna piirangusse sisse, on ju. Üldiselt, kes saab nagu rohkem maha arvata, temale siis tasub panna neid maksusoodustusi ja näiteks annetusi tasub teha sellel inimesel perekonnas, kelle brutotulu on suurem, kes saab kindlasti neid maha arvata. Sest kui näiteks ühe inimese sissetulekud on väga väiksed, annetused sa näiteks ei saa enda abikaasale edasi anda, siis sul on kohe nagu mõistlik teisele inimesel need annetused teha. Nii, kuulge, väga tore ja veel üks küsimus oli see, et vanus 60 pensionile lähen 65 aastaselt, kuupalk on 1000 eurot. Kolmandasse sambasse panen 50 eurot kuus, kas tuleva kolmas sammas on okei? Ja siis antud teema kohta ma ütleks, et kui on jäänud 5 aastat pensionini, siis ma ei tea, kas sa tahad päris 100% aktsiatesse investeerida. Ehk jällegi see
küsimus on pigem see, et kui palju sa oled nõus riski võtma, on ju. Aktsiad on suure riskiga, potentsiaalselt suure tootlusega, aga mida pikem sul horisont on, seda rohkem saad riski võtta, kui su investeerimishorisont, kui sa investeeri väga pikaks ajaks, kui sa tead, et sa juba varsti hakkad raha välja võtma, aga sa oled valmis tõesti nii palju riski võtma. Et seda tasub enda jaoks läbi mõelda. Ja jällegi soovitan, mul kodulehel on, kuidas paremat pensionifondi valida, veebiseminar, mida selle koodiga saate vaadata soodsamalt. Ja nüüd, kes tunnevad veel huvi indeksfondide vastu ja sisuliselt selle konkreetselt küsimuse vastu, et miks ma pean indeksfondidesse investeerima või mis need on ja kuidas ma pean valima, kas aktsiad või võlakirjad, siis meil varsti algab ka ETF investori kursus, mida saab leida praegu soodushinnaga. Nii et seda võite ka vaadata, panin linki kohe selle laivi alla. Ja viimane kingitus. Kingitus on nüüd selline, et kui sa kirjutad mulle Instagrami, sa võid mulle täiesti Instagrami direkti kirjutada Messengeri ja kui sa oled minu Instagrami jälgija, siis ma olen teinud ühed abimaterjalid, tasuta abimaterjalid algajale, täiesti nagu algajatele, kus ma olen koondunud erinevad kasulikud lingid ja nõuanded, et kuidas investeerimisega alustada, et mis on see nagu checklist, mida sa pead enne ära tegema. Nii et kui sa tahad neid materjale, siis kirjuta mulle Instagrami, ole minu jälgija ja tule kirjuta mulle Instagramis direct messages, et sa soovid neid materjali ja siis ma jagan sinuga seda PDF-i, mida ma olen kokku pannud, sest jällegi väga tihti küsitakse ja ma olen lõppude lõpuks seda teinud. Ja selline kingitus tuleb teile ka. Veel üks küsimus. Kas on mõistlik 3 erinevasse fondi investeerida riskide maandamiseks? Väga hea küsimus, kusjuures mul just ühel konsultatsioonil oli see küsimus, inimene tuli konsultatsioonide ajal, me ka nagu rääkisime, et kas tasub või ei tasu. Minu küsimus on see, et kui see on aktsiafond ja võlakirjafond ja reaalselt sa nagu vaadates tervikuna oled maandanud riski sellisena, et sa oled valinud näiteks erinevaid varaklassi, et aktsiaid ja võlakirju, siis täiesti võib olla. Kui see on tehtud ja sa investeerid näiteks kõik fondid on aktsiafondid, ehk nad investeerivad sisuliselt umbes samadesse aktsiatesse, siis no ma ei tea, kas sa maandad riski või ei maanda. Kui me räägime pangariskist, siis peab arvestama seda, et see fond jällegi ta on nagu pangast eraldi seisab, et see pank on fondihaldur, on ju, ja tegelikult iga pensionifond on eraldi asutatud, no näiteks Tuleva näide. Tuleva on ühistu, aga pensionifondid on eraldi asutatud eraldi juriidilises kehas ja tegelikult seal on olemas Swedbank, mida nimetatakse, nimi on depoopank, et põhimõtteliselt pank reaalselt vaatab üle, mis tehinguid nad seal fondis teevad, et nad niisama nagu ei tohi kuskile raha nagu kanda, on ju, et toimub konkreetne ülevaade ja jälgimine, et see fond on eraldi. Et sellist riski hajutamist, lihtsalt panga riski maandamist. Noh, jah, ma olen kuulnud, et keegi nagu tahab seda teha, aga kui tõenäoline, et see risk realiseerub, et teoorias isegi kui pangaga midagi juhtub, siis selle fondiga ei tohi väga midagi juhtuda, sest see on eraldiseisev keha. Nii, kuulge, aga teiega oli väga tore. Tänane live nüüd hakkab lõpule minema. Aitäh neile, kes vaatasid. Kui teil on veel küsimusi, siis võite alati panna mulle neid meili, siis ma teen jälle arvatavasti laivi, et need korraga vastata. Plus jälge, tulge Instagrami, kes on jälgijad, saate tasuta materjali ja pluss ma mõnikord panen küsimuste boksi
et võite küsimusi mulle ka panna Instagrami, millele ma vastan. Ja ETF kursus, ETF investori kursus, no ma olen arvatavasti kõikides kohtades rääkinud, et mulle meeldivad indeksfondid ja üldiselt fondidesse investeerimine, sest sisuliselt siis ma ei pea liiga palju nagu aega kulutama sellele, et ma analüüsin üksikaktsiaid, vaid pigem see, et ma olen endale paika pannud kindel strateegia ja siis iga kuu või isegi iga nädal mul on kõik ära automatiseeritud. Ja kui te ei ole vaadanud Instagramis, mul on olemas 10 eurot nädalas eksperiment, see jookseb täiesti nagu automaatselt, ma ei ole reaalselt üldse aega kulutanud sellele, välja arvatud sellele, et ma seda tulemusi pean postitama, on ju. Et see on mul täiesti automatiseeritud püsikorraldusega ja automaatse investeerimisega. Ja just nendest automaatse investeerimise võimalustest ja kuidas neid targalt kasutada, ma just räägin ETF kursusel, mis algab juba järgmisest nädalast ja seal on täiesti algajapakett olemas, kes soovib veel rohkem teada saada. See on lihtsalt soodsam kui üksikuid webinaare osta. Nii et aitäh teile tähelepanu eest. Live jääb järelvaadatavaks, saate hiljem vaadata, teema on oluline ja kalkulaator on minu kodulehel püsivalt olemas. Nii et head arvutamist, ärge unustage arvutust teha ja investeeringut teha enne 28. ehk sisuliselt esmaspäeval, teisipäeval või juba täna. Ja soovin teile häid saabuvaid jõule ja nägemiseni. Tšau, tšau!